Jaan Jung pärit ja ma pean tunnistama, et alates 1984. aastast olen ma Tartu Ülikoolis loenguid pidanud ja ma igal aastal räägin tudengitele ka Jaan Jungist. Mitte küll pikalt. Kahjuks on võimalust rääkida väga lühidalt, sest ta on mingisuguse arheoloogia aine raamides ja siis see on arheoloogia ajalugu, aga Jaan Jung on Eesti arheoloogia ajaloos ikka väga tugevalt sees. Nii, aga nüüd ma täna siiski teile räägin ühest suurest Jaan Jungi tööst ja see on siis Hendriku Liivimaa kroonika, mida on eesti keeles sageli nimetatud ka Läti Hendriku kroonikaks. See on omal ajal kirjutatud siis preester Hendriku poolt ja ta jutustab siis Eesti ja Läti alaelanikkonna ristiusustamisest, nii et ajavahemikust 1180 kuni 1227. Nüüd veidikene sellest kroonikast või nendest kroonika allikatest kõigepealt. Ega Hendriku kroonika algkäsikirja pole leidnud. See on tõenäoliselt hävinud, aga teda on siis erinevatel aegadel ümber kirjutatud ja on säilinud siis 16 ärakirja, käsikirjalist ärakirja. Need on kõik laiali siin Euroopas, eri kohtades. Ja ei ole see kõige vanem käsikiri, mis on 14. sajandist. See ei ole ka tehtud päris Hendriku originaali põhjal, ehk seda ümber kirjutatud. Seal on veel mitu vaheastet on. Kuna need on eri aegadel ja tehtud, siis on nad piisavalt ka erinevad. On küll lausid ära jäetud, nimed on teistmoodi, vahel on lõigud puudu, mõnel on igasuguseid vigu on, eks ole. Ühelgi ärakirjal pole märgitud autorit. Aga nüüd see kroonika tekstist. Seal me leiame ühe preestri, preester Hendrikus. Teda on mitmel korral mainitud ja teda on vahel ka nimetatud Hendrikus de Lettis. See ei tähenda, et ta on lätlane. See tähendab, ta on Läti Hendrik selles mõttes, et tema oli lätlaste juures selleks preestriks. Nii. Siin Eestis on ka üks Hendriku Liivimaa kroonika käsikirjaline ärakiri olemas, aga see on siis aastast 1734. See ei ole kõige parem ega kõige täiuslikum. Nii. Nüüd kroonika enda teksti järgi on siis võimalik tema elukäiku, autori elukäiku kujundada. Et ta jutustab teatud asjadest rohkem ja nii edasi ja millestki teisest kohast jutustab ja kuna seal jutustab ka siis seda Magdeburgi toomkirikus toimunust ja nii edasi. Nii et Paul Johansen, tema siis esimesena siis kirjutas kohe nagu Hendriku eluloo valmis, mille ta sai siis kroonika põhjal. Ja tegelikult juba esimesed need käsikirjade uurijad juba taipasid, et jah, et ega keegi muu ei saanud seda kroonikat kirjutada, kui see samane preester Hendrik, kes seal ühe tegelasena ka on. Nii et ta tõenäoliselt sündis siis kusagil Magdeburgi lähedal, siis ta õppis Segebergi kloostrikoolis ja 1205 tuli ta missionärina Riiga ja oli siis esialgu piiskop Alberti juures. Kui ta oli 20-aastane, siis selle aegsete kombe kohaselt sai teda preestriks pühitseda. Ja ta pühitseti preestriks ja ta asus siis Latkalite juurde Ümera jõe piirkonda ja tollal nimetati seda Pappendorfiks. Tänapäeval on see Ruubene. Nii et, aga ta ei olnud seal ainult koha peal, ainult siis kihedana vaimulik, aga ta liikus väga palju ringi. Tõenäoliselt ta oli Segebergi kloostrikoolis ja sel ajal Silver Risti seda käis. Tema oli seal lapsena või teispelisena oli seal koolis, eks ole.
ja me teame siis seda, et ristisõdijad siis liivlaste vanemate poegi võtsid vangi ja pantvangina nad viidi sinna Saksamaale ja nemad olid seal ka Seegebergi kloostri koolis, seal võis olla ka eestlasi ja lätlasi. Ja seal eks vabal ajal seal lapsed omavahel suhtlesid ja seal õppis ära ka eesti keele, läti keele ja liivi keele. Nii et kui ta siis 1205 siia tuli, siis ta oskas kohalikke keeli ja tänu sellele oli ta siis nendel sõjakäikudel alati kaasas, tema tegutses Türi. Et ta kroonikas kasutab ka ju siin üksikuid eestikeelseid sõnu, lätikeelseid on ainult üks, aga ka liivikeelseid sõnu. Ja tema on kirja pannud seal siis ka esimese eestikeelse lause, mis võis olla ka laul, laula pappi, eks ole. Et see on esimene eestikeelne lause. Nii et ta osales sõjakäikudel, ta oli tõlgiks, eks ole, kaasas seal, aga siis ta käis ka ristimas. Nii et mõningate arvestuste kohaselt on siis välja pakkunud, et ta võis oma elu jooksul siin ristida kusagil 10 000 eestlast ära. Et ta täiesti omaette või koos kaaspreestritega käis siin ka ristimas. Nii. Ja nüüd üks tema elu kõrgpunkt oli see 1225-26, siis ta oli 3 aasta vältel, oli ta siis paavsti legaani Modena Wilhelmi saatja ja tõlk. Modena Wilhelm, paavsti legaan, tema tahtis ka suhelda kohalike inimestega, kes on Maastricht, eks ole. Ja siis seetõttu oli tal tõlki vaja. Nii et Hendrik oli temaga kaasas kogu aeg ja siis mingi aja võis Hendrik olla isegi ka vaimulikuks siis Läänemaal Soonteganas, see on hilisemas Mihkli keelkonnas. Ja see võib välja tulla sealt samast siis sellest ühisest käigust siis Modena Wilhelmiga. Modena Wilhelm siis tahtis ilmselt talle tasuda. Ikkagi 3 aastat oli Hendrik siis temaga koos ja tõlkinud ja nii edasi. Ja Modena Wilhelm tahtis siin Eesti alal luua sellist vaheriiki paavsti, mis alluks otse paavstile. Ja tõenäoliselt siis temal oli õigus määrata neid kihelkonna preestrika ja siis ta määras Hendriku sinna. Tegelikult iseenesest see ei ole midagi võõras, et Hendrik võis olla ka 2 koha peal preestriks, sest preestriks olemine. See oli ka tähtis sissetuleku allikas. Tema ju kogus makse, eks ole, ja see oli siis sissetuleku allikas. No, millal ta kroonikat kirjutas, seda võime välja lugeda siis kroonikast endast ja paistab, et ta siis korralikult kirjutas selle kroonika valmis kusagil ajavahemikus 1224 või 1224 kuni 1227. Ja Hendrikut on mainitud tõenäoliselt siis üksnes 2 kohtuprotokollis, üks on aastast 1234 ja teine on 1259, ega me täpselt ei tea, seal on märgitud preester Hendrik siis Pampendorfist. Ta oli tunnistaja nendes kohtuprotokollides. Tähendab see, et ta ka Eestis võis preestriks olla, see on mind ennast pikalt huvitanud, kuigi varem on paar ajaloolast on vihjanud, aga ma olen siis kõigepealt ühes artiklis ta käsitlenud ja siis pikemalt täiesti omaette artikli kirjutanud sellest, mis on see vana Läänemaa ajaloo radadel ilmunud. Aga nüüd vaatame seda Hendriku kroonika väljaandeid, sest see on juba seotud nüüd konkreetselt ka siis Jaan Jungi tegevusega. Tähendab, esimest korda ilmus see kroonika trükis siis 1740 ja see anti välja siis Hannoveris ja see oli ladina keeles. Ja see oli siis ühe sellise ärakirja väljaanne, kusjuures nüüd hiljem selgus, et see ei ole sugugi kõige parem ärakiri, eks ole. Ja siis 1747, siis ta ilmus selle sama ärakirja
siis tõlge saksa keelde ja see ilmus siin juba siis Eestis. Siis anti 1853 anti välja siis uus väljaanne, August Hansen andis selle välja. See oli paralleelne tekst ladina ja siis saksa keeles, seal oli juba rohkem kommentaare. Nii et see oli juba tundvalt parem väljaanne. Aga nüüd siis 19. sajandi keskel avastati ka see 14. sajandi käsikiri, see kõige vanem. Ja vaat see on nüüd järgnevate kroonika väljaannete juures see kõige põhilisem. Ja see anti siis välja esmakordselt 1867 ja selle andis välja siis saksa keeles siin Tartu Ülikoolis tegutsenud Eduard Paavsti poolt ja tema kirjutas päris rohkesti kommentaare sinna. Ja nüüd 1874, vaat siis anti see ka originaalis välja, tähendab see ladinakeelne tekst anti välja. Nii, nüüd Jung hakkas selle kroonika vastu suuremat huvi tundma tõenäoliselt siis kusagil 1877. aasta paiku. Ta ise selle kroonika väljaande siis sissejuhatuses ütleb, et ta tegeles sellega 4 aastat. Aga ta kõigepealt siis ta võttis ette selle Eduard Paavsti väljaande, mis oli saksakeelne ja see tõlge oli tal pooleli ja siis ta otsis ka juba kirjastust ja kirjastaja oli nõus selle välja, ütles, kirjuta valmis ja siis vaatame ja siis ta lõi käsikiri valmis, andis kirjastajale ja siis kirjastaja ütleb, sul on vaja Paavsti luba, kes selle on saksa keelt tõlkinud. Ja siis ta sai ka ühendust Paavstiga, sest algusest oli Paavstile saatnud kirja ja palus luba, aga ta ei saanud vastust. Aga siis ta arvas, et mitte vastamine tähendab nõusolekut, eks ole. Aga siis ta võttis Paavstiga sai ühendust ja Paavst oli nõus. Aga siis see kirjastaja, kes lubas temal selle eestikeelse väljaande teha, tema siis leidis, aga me peame küsima ka selle saksakeelse väljaande kirjastaja käest. Ja see mees nimega Klunke, see teatas, mina ei luba seda väljaanda eesti keeles. See mõjub väga halvasti saksakeelsele väljaandele. Ja siis hakkas Jaan Jung õppima ladina keelt. Ja siis ta üritas ladinakeelset siis kroonikat tõlkida. Ja muidugi ta ise sissejuhatus ütleb ka, et ta kasutas ära ikkagi ka need saksakeelsed väljaanded, et ta võrdles kogu aeg nendega ja siis ta neid kommentaare, mis seal oli tehtud ja neid kasutas. Nii et tegelikult muidugi Jung tegutses nägi selle kroonika väljaandmisega ikkagi väga suurt ja tõsist vaeva. Nii, ja siis 1881 siis hakkas see ilmuma, nii et siis ilmus nagu see esimene vihik ja ta seda küll nimetas Hendriku siis Liivimaa kroonikaks ehk ajaraamat ja see ilmus siis 81 kuli ka teine vihik ja siis 3. ja 4. vihikuga läks natukene aega, nii et ta järk-järgult ilmus. Ega see ei ole muidugi kõige parema paberi peal, aga igastahes sai see välja antud ja see oli tegelikult väga oluline ja suur töö. Ja kui me seda tema teksti loeme, siis see on päris mõnusas sellises keeles on kirjutatud. Muidugi ega Hendriku kroonikat ei ole lihtne tõlkida, sest ikkagi 13. sajandi alguse ladina keel, see on päris keerukas. Ladina keeles on üldse, on neid tõlgendamisvõimalusi terve rida. Ja teiseks muidugi on see, et ega ladina keel ei olnud ju Hendriku emakeel.
ta emakeeleks oli saksa keel. Ja tema oli seal kloostri koolis, oli õppinud seda ladina keelt. Nii. Aga nüüd teised ristisõdijad, kes siin oli, enamus neist ei tundnud ju ladina keelt. Need olid sõjamehed, eks ole. Ja seetõttu nende terminitega, sõjaduslike terminitega oli ikka tegelikult väga tõsised probleemid, tähendab. Ja seetõttu muidugi ega seda lihtne ei ole tõlkida. Aga Hendrikul on muidugi jah, Jaan Jungil on siis Hendriku kroonika juures teeb väga selliseid huvitavaid ja ääretult vajalikke siis kommentaare ja siin pakub neid erinevaid variante välja, et tõlkes annab nagu ühe ja siis siin all seletab asju lähemalt. Noh, siin on see, kui ta räägib siis, kuidas siis Eestimaale tuli siis Theoderich ja kuna sel ajal oli siis siin Toreida liivlaste juures jah, sel ajal oli halb aasta, vili ei tahtnud valmida ja siis tahtsid Toreida liivlased ta siis ära ohverdada oma jumalatele ja siis oma jumalate käest küsiti nõu. Selleks pandi siis, preester pandi siis hobuse selga ja lasti jumalal astuda siis üle oda, eks ole. Et kas tuleb ohverdada hobune või tuleb ohverdada preester, Theoderich, eks ole. Ja siin ta nüüd siis seletab, mitte Hendrik, vaid Jaan Jung siin seletab, et see vaheljalg, see tähendas seda, et see oli siis preestri ohverdamise vastu, tähendab, et kumma jalaga ta astus. Nii. Või siin on jälle üks väljavõte sealt kroonikast. Vaata, sel ajal oli nendel sakslastel, kes olid kroonika teksti välja, oli suur segadus oli, sest Hendriku kohanimed olid hoopis midagi muud, mis oli 1819. Ja näiteks oli väga tähtis koht või tähtis jõgi, oli seal kroonikas, oli Paala jõgi. Paala jõe ääres toimus ka suur lahi Paala jõe lähistel ja kus see Paala jõgi oli? Need sakslased pakkusid, et see oli ilmselt Põltsamaa jõgi. Aga tegelikult on nüüd Jaan Jung on see mees, kes paneb ilusti paika, et Paala jõgi ei saa midagi muud olla, see on Naves. Seal on uus nimi ja seoses sellega pani siis Jaan Jung paika, kus on Leole linnus, kus on Lõhavere linnus, see oli Lenditu linnus ja nii edasi. Nii et tegelikult nende ta tundis siinseid, noh, see ei ole ju eriti kaugel, eks ole tema tegutsemismaadest, nii et ta tundis neid olusid ja suutis tegelikult selle kroonika väljaandmise juures ka siis mitmeid asju siis paika panna. Ja siin on muidugi, mul on küll üks näide siin, tal on, Hendriku kroonikal on kokku 30 peatükki ja siis peatükid jagunevad sellisteks paragraafideks. Ja siis on, seal on ka alapealkirjad ja ma ütleksin, et Jaan Jung on väga vaimukad alapealkirjad alati pannud näiteks. Siin on Lembit riisub Pihkva linna ära. et need on päris toredad, jah. Nii, no siin on jälle kommentaaris Lembitu kohta. Lembit pidi siis kaunis Viljandi lähedal, aga mitte Põltsamaa kohas elama, kuna tema nende preestide nimetust nii ruttu tääda sai ja neile järele jõudis, eks ole. Noh, ta Lembit, vaata, asi on niimoodi, Lembit on nii, et Lembit on eestlaste vanem, keda kroonikast nimetatakse 14 korda, eks ole. Ta on kõige sagedamini nimetatud eestlane, aga iga kord nimetatakse ta erinevalt. Tähendab, see live kuju on iga kord erinev, on lambitu ja lembituus ja nii edasi. Peale selle teeb asja keeruliseks, et ta on sageli ju ladinakeelsetes käändides, eks ole. Ja siis seetõttu keegi ei tea, kuidas on see õige nimi. Ja siis esialgu Jaan Jung siin tõlgib, et on Lembit.
ja muuseas seda Jaan Jungi seda Eesti pärast nimevormi, seda kasutati kuni teise maailmasõja. Alles pärast teist maailmasõda, siis mõned ajaloolased ütlesid, et aga võib-olla oli ta nimi ikka Lembit. Aga selle ajani oli ta kogu aeg Lembit ja siis pärast teist maailmasõda, võt siis hakati Lembituks nimetama. Nii, ja nüüd see Jaan Jungi kroonika, see ilmus siis 1881 kuni 1883 ja see oligi kuni siis 1962 aastani või isegi 1982 aastani oli peamine eestikeelne välja. Sest kuigi 30 aastal olevat juba siin tehtud siis uut ja paremat tõlget, aga see ei jõudnud enne seda ilmuda. Pärast seda ei saanud siin ta esialgu üldse ilmuda, sest seal ju räägitakse, seal ju Hendrik kirjutab ju siis tõepärast ajalugu ka venelaste kohta. Ja seda ei saanud ju avaldada, eks ole. Ja siis uus tõlge ilmub ju tegelikult Rootsis 1962. See on siis Julius Mägiste tõlge. Muidugi seda jõudis Eestisse veidi. Ja Tartu Ülikooli raamatukogus oli üks eksemplar olemas ja Teaduste Akadeemia raamatukogus oli üks eksemplar ja mõningatel ajaloolastel oli olemas, aga seda oli muidugi meil väga vähe. Ja siis meil siis see asi kestis kuni 1982 aastani. Väga paljud ajaloolased leidsid, et me peame selle välja andma, aga hoiti nagu seda tagasi, aga siis lõpuks ikka 1982 siis ta ilmus Richard Gleisi siis tõlkes ja siin oli siis paralleeltekst, oli siis nii-öelda ühel pool siis ladina keeles ja teisel pool eesti keeles ja siis Enn Tarveli kommentaarid ka. Kapsaks on ta selle lugenud. Vaata, ma olen üsna palju igasugust ekskursioone põhiliselt rahvast linnus muinaslinnustele ja siis ma ise ka loen kogu aeg seda raamatut, et ta on natuke kulunud, aga need kulunud on need ümbriskaaned. Selle jaoks need ümbriskaaned pandi, et raamat ise säiliks, eks ole. Nii et see on nagu kõige täiuslikum väljaanne selles mõttes. Ja 1982, mis ilmus. See on 100 aastat peale Jungi väljaanne. Muidugi, sel ajal ilmselt meie raamatukogudes oli juba Jungi väljaanded oli jäänud juba väga vähe ka. Ja pärast seda, kui Eesti Vabariik tuli, siis hakkas ridamisi ilmuma. Nii et Olion andis välja ja tänapäev hakkas välja andma ja siis anti välja ka see Julius Mägiste uus siis Julius Mägiste uus väljaanne tegelikult 2008, siis oli ju niimoodi, et siis Ajakiri Akadeemia ja Eesti Päevalehed hakkasid välja anda siis sellest Eesti ajalugu siis ilukirjanduses, aga siis üheks köiteks oli ka siis Hendrik Liivimaa kroonika, anti siin välja ka Julius Mägiste tõlgitud siis kroonika. Nii et seda on on täiesti tänapäeval on seda üpris palju. Aga kui me vaatame Hendriku kroonika väljaandeid, siis laiemalt, siis kõigepealt ilmus ladina keeles, siis saksa keeles ja nüüd kolmas keel, millest ta ilmus, oli eesti keel. Jaan Jung 1881–83. Läti keeles ilmus 1884, nii et eestlased jõudsid lätlastest ette. Vene keeles ilmus alles 1938 ja siis pärast seda on veel ilmunud inglise keeles on 2 väljaannet, siis on leedu keeles, soome keeles, itaalia keeles. Nii et see kroonika kahtlemata pakub laiemat huvi ja kui 2003 tuli ta inglise keeles teist korda, siis pärast seda hakkas ka Lääne-Euroopas tekkima selline ajaloolaste seas suurem huvi Hendriku kroonika vastu. Kui nad 13. sajandis midagi kirjutavad ja mingi teise maa ajalugu vaatavad, siis nad
ja selle kroonika, siis ta võrdlevad Hendrikuga, siis ta avastas, tegelikult on Hendrikul üks paremaid jutustajaid, temal on seda informatsiooni ääretult palju. Ja siin juures on ka meie oma ajaloolas on näitanud üles initsiatiivi ja Hendriku kroonika põhjal on ilmunud selliseid ridamisi erinevaid probleeme käsitlevaid artikleid. Ise ma olen vaadanud seda sõjandust ja relvastust, et heitemasinate kasutamisest siin muises vabadusvõitluses ma kirjutasin põhjaliku loo ja see on põhiliselt Hendriku kroonika põhjal. Ja siis anti Inglismaal välja siis üks kogumik Hendriku Liivimaa kroonika ainetel nii-öelda ja seal Eesti ajaloolased siis avaldasid erinevaid artikleid. Mina kirjutasin siis, täiendasin seda heitemasinate osas ja lisasin juurde ka ammude kasutamisest siin muisse vabadusvõitluse ajal ja see siis jah ilmus ka Inglismaal ja siin kolleegid ütlevad, et see pidavat selle kogumiku kõige enam tsiteeritud artikkel olema, nii et ka see on jõudnud lääne ajaloo huviliste juurde. Nii, aga nüüd see kroonika oli ääretult tähtis. See kroonika ja selle nägemine, lugemine, see innustas kindlasti siis rahvast siis tundma suuremat huvi vanema ajaloo vastu. Ja seda muidugi siis tõenäoliselt hakkasid ära kasutama ka mõned kirjanikud. No muidugi Edward Bornhöhe on selline esimene vanemast ajaloost kirjutanud kirjanik. See Bornhöhe avaldas ju Tasuja 1880 ja ta oli siis 18 aastat. Ja mis on asja juures huvitav on see, et see Edward Bornhöhe Tasuja on selline ilukirjanduslik teos, mis on ajaproovile kõige rohkem vastu pidanud. Seda on nüüd järgnevalt siis avaldatud, ma ei ole jõudnud seda üles lugeda mitmes trükis, see on jah, isegi enam kui 10 trükis, nii et see on jah, kõige tuntum siis selline ajalooline teos, ajaloos, mis jutustab ilukirjanduslik teos ja noh, see on 1343 Jüriöö ülestõus, aga seda Jüriöö ülestõusu, seda on siis käsitletud ka selle muisse vabadusvõitluse lõpuna ja nii. Nüüd järgmine mees, kellest siin rääkima peab, on siis Andres Saal. Andres Saal, Pärnumaa mees, tema ka tundis suuremat huvi vanema ajaloo vastu ja tema siis kirjutas ajaloolised jutustused nüüd juba Hendriku kroonikat kasutades. Ja need olid siis Aita, Leili, Vambola, nii et neist jah, need Aita oli kõige esimene, see ilmus juba 1891. Tal on väga siis alapealkirjad on jutustus Liivi ja Eesti rahva vabadusvõitlusest, aga siis see Leili, selle alapealkiri on Üks pagana naine ja Vambola. Nii et Vambola, see on nüüd Soontagala vanema nimi. Kusjuures, mis on asja juures huvitav, need raamatud olid rahva hulgas nii populaarsed, et need eesnimed mõtles siis Andres Saal välja ja järgnevalt muutusid need väga laialt tuntud siis eesnimed, nii et igati lastele paneb. Aga ega me nüüd siis 19. sajandist teisi selliseid vanemast ajaloost, selliseid ajaloolisi jutustusi romaane suht ei tea, et oleks need Eestis välja antud. Ja siis vabadussõja ajal, siis 1918-19, vaat siis ju sõjamehed olid neid lugenud, nad olid nendest nii vaimustunud, eks ole, siis pandi
ju nendele laevadele ja soomusrongile ja pandi siis neid nimetusi, eks ole. Et kasutati nimetused, olid Vambola, siis oli Lembit muidugi ja siis oli Tasuja. Kuigi see Tasuja, see nimi on jälle ka Bornhöhe välja mõeldud, eks ole. Aga neil ei olnud vanemast ajaloost kusagilt rohkem kantlasi võtta, eks ole. Nii et see näitab, kuivõrd olulised tegelikult need raamatud olid. Nii, aga ma ei hakka... Ja neid Andres Saali raamatuid on ka hiljem välja antud siin nüüd Eesti Vabariigi taastamise päevil. Nüüd järgmine mees, keda siin ma välja tooks, ma ei jõua nüüd 20. sajandi kõiki neid raamatuid vaadata, aga siin ma toon välja mõningad sellised olulisemad kirjanikud ja olulisemad teosed, mis on nagu olulisema tähtsusega olnud, mida on hinnatud kõrgemalt ja mille uurimisel ma olen ise ka seotud olnud. Nii, August Mälk, tema siis 30. aastatel siis avaldas raamatu Läänemere isandad. See Läänemere isandad, see lugu, see puudutab nüüd eestlaste suurt sõjaretke siis Rootsi alale 1187 siis Sigtuna hävitamist. Selle kohta jah, omaaegseid allikaid on ääretult vähe, need allikad on kõik veidi hilisemast ajast, eks ole. Et see ei ole täpselt teada, meil Eesti ajaloos siis jah, oldi väga kahtlevad seisukohal, kuna Vene ajaloolased rõhutavad kogu aeg, et nemad käisid ja purustasid Sigtuna ära. Ja täpselt sama siis pakutakse välja, et kuraalased tegid seda. Ja siis seetõttu on jah, muidugi oldi väga ettevaatlikult, aga nüüd sellel aastatuhandel on nüüd Enn Tarvel, tema kirjutas siis, on 2 artiklit kirjutatud Sigtuna hävitamisest ja tema on siis neid Rootsi allikaid ka vaadanud ja tema leidis, et need ikka ei saanud keegi muu olla, kui need pidid olema ikkagi eestlased. Siis see August Mälgu Läänemere isandad, see valiti välja 2008, et see siis Eesti Päevalehe ja siis Akadeemia Eesti ajalooromaanidest sinna sarja. Ja see sari on selles mõttes hea, et seal telliti tavaliselt kellegi ajaloolased või kirjandusteadlased, telliti siis selline järelsõna. Ja see pakuti mulle, nii et ma kirjutasin sellele järelsõna. No seal ma lühidalt tõin Tarveli seisukohad välja, aga samas mina üritasin seal oma järelsõnas siis väga kriitiliselt vaadata seda venelaste lugu. Ja ma üritasin seal selgeks teha, et see, et venelased käisid seal hävitamas, see ei pea paika. See Sigtuna väravate lugu on täielik jama, et see on venelaste enda välja mõeldud. Nii, ja küll. Nii et see on üks väga tore raamat. Ja nüüd Sigtuna kohta on nüüd siis Hain Rebas. Tema on ka kirjutanud, nii et meil on siis mitu erinevat ajaloolast just viimasel ajal kirjutanud sellest Sigtuna loost ja nüüd võiks olla siis ikkagi asi nagu lahendatud, et oleme jõudnud ühisele järeldusele, et Sigtuna sõjaretk tehti ikkagi eestlaste poolt. Aga veelgi tuntum raamat ilmus siis 1934, see oli Mait Metsanurga Ümera jõel. Ja seda on nüüd ilmunud jah 14 trükki. Nii et seda on vist ilmunud kõige rohkem nendest ajaloolistest romaanidest. No kuna ta oli pikka aega, oli ka siis kohustuslik kirjanduskoolis, siis ma arvan, et te kõik olete lugenud. Ma eelmisel sügisel küsisin ajaloo üliõpilaste käest. Need, kes olid tulnud kuulama minu erikursust Muinas Eesti sõjandus. Neid oli auditooriumis 28. Ja küsisin, kes teist on lugenud Metsanurga Ümera jõel? 1. Nad ei loe enam raamatuid. Jah, kahjuks küll. Aga võt selle Ümera lahingu raamatuga on selles mõttes on
huvitavad lood, et jah, küll hästi kirjutatud, aga kõige tähtsam on see lahingu enda toimumine. Ja siin ei ole autor Hendriku teksti osanud lahata. Nii et ma kujutan ette, et enamus eestlasi teab sellest Ümera lahingust seda, et eestlased olid metsas peidus, tulid ristisõdijad mööda teed, eestlased hüppasid välja, ootamatult ründasid neid. Aga kui me võtame Hendriku kroonika teksti, siis tegelikult ei olnud see sugugi nii. Ja mina hakkasin ükskord seda asja arutama ja siis kirjutasin ka artikli, sellest on juba 15 aastat möödas, et seal on muidugi terve rida neid probleeme, mille üle arutleda ja mida saab lahendada. Nii et kõigepealt hakkab peale sellest, kus toimus Ümera lahing. Selliste seisukohtade järgi, mis on igal pool ajalooraamatutes, et Ümera lahing toimus Ümera jõest lõuna pool. Mina olen seal kohapeal käinud ja olen Hendriku teksti analüüsinud. Minu arvates see lahing toimus teisel pool jõge. Siin eespool toimus küll lahing, seal toimus 1223. aasta Ümera lahing. Nii et Ümera lahinguid on tegelikult olnud mitu. Ja seal eestlased ootamatult rünnanud. Hendriku tekstist võib välja lugeda, et eestlased olid nad olid metsas, põõsaste varjus, tulid ristisõdijad mööda seda teed ja siis eestlased astusid sealt välja, nõudsid alla andmist. Ja siis sakslased hakkasid arutama, ilmselt taheti alla anda, aga siis orduvend Arnold tõstis lipu püsti ja pidas kõne. Selle peale siis Hendriku teksti järgi siis sakslased leidsid, et me ei tohi alla anda, me peame võitlema. Ja nemad alustasid relvastatud konflikti. Nii et see lahing on hoopis midagi muud. Nii et ja minu arvates on see siis ääretult huvitav. Ja nüüd veel üks selline ilukirjanduslik asi, mis tegelikult hakkas ilmuma 1939-40 järjejutuna. Enn Kipper, tema oli Eesti kaitseväes ja tema oli ohvitser ja tema oli üldiselt väga eestimeelne mees. Aga siis, kui 40 toimus see riigipööre, siis ta muutus nagu punaseks. Ja siis lõpetati tal see Lembitu poja järjejutt ka ära. Ja siis ta kirjutas sellel raamatule Lembitu poeg siis lõpupeatüki juurde. Ja eks ta seal alguses ka üht-teist nagu kohendas või muutis ja pani talle pealkirja Meelis.